Kaaselt rohelises ründamas, Viimsi mustas. Levadia siis esimesel Mihhail Jumankin ning kolmene ründeling. Kui vaatame selle olukorra kõigepealt ära, juba on ohtlike võimeliste meeskondadega. Viimsi pikk out ja Fofanane kukub see pall ja Sibul teeb esimese hea tõrje, aga jätkuolukorras on pall väravas. Ja Ken-Martin Tammeveski viib Viimsi 13. minutil juhtima. Puudulik kaitsetöö Levadialt praegult selles pikka audi sissevistka olukorras ja Levadia peatreener Santiago Carrero on ka selles olukorras väga-väga kuri oma meeste peale, et kuidas Viimsis mängida. See Krankin pahane sellele, oi, kus nüüd jäetakse olukord lahendama. Sealt on võimalik ka löögile minna, minnakse löögi. Spetsialistina taas palli taga. Komisitsiooni ja seal on jälle mees vaba, aga vaatame nüüd seda Viimsi karistuslööki, leiab Kõre. Allasti päris tihe koosseis, nüüd vaatame, kas Viimsi siit saab midagi tehtud. Tammeveski püsib jalgadel või ütleme nii, et ligi 3 kuud on ta mängupausilt olnud, aga siit lüüakse kaugelt ära ja Viimsi läheb 2-0 juhtima. James Mourage on see mees, kes suurendab Viimsi eduseisu. Oli see Hurtado igades. Kui täpselt nurka lüüakse, siis on raske siin ka midagi teha. Vaatame, kas kohe Levadia vastab ka. Mitte igades korraks see töötas, aga nüüd Viimsi meestel võimalik vastu tulla. Hurtado proovib ise peale, aga üles. Muravjov proovib ise kaugelt. Nüüd saab natukene. Viimsi saab rünnakut vedada ettepoole. Otsitakse Hurtadot. Suluseisu lipp jääb maha. Hurtadol võimalus palliga ka värava suunas minna. Lode küsib palli, sinna pall tuleb ka ja 3-0 mäng on tehtud. Rasmus Lode, kes tõenäoliselt vormistab ka selle mängu lõppseisuks 3-0 ja ühtlasi sellega kirjutab ka nüüd juba päris kindlalt Viimsile tabelisse järjekordse 3 punkti. Vaatame selle Levadia tulemise ära, kas siit ikkagi au suudetakse ära lüüa. Nõmm laseb ka mängu lõpuvile, Viimsile 3-0 võit, igati teenitud, võidupunktid 4 tabelisse ja nii, ja minu juures mängujärgse intervjuuks Levadia duubli kaitsja Hubert Liiv. Täna 0-3 kaotus. Kõigepealt, mis su enda mõtted kõigepealt on, et mille taha täna see mängu skoor jäi? 2 tollid otsustasid selle mängu, et kaotasime keskel need tollid ja see otsustas. Kui palju see mõjutas, et Viimsi kohe alguses juba värava kätte ja võib-olla sai ka selle kontrolli mängu üle? Jah, kindlasti mõjutas, aga see on 3 meie eksimust ja 3 nende väravat, et peab lihtsalt üle vaatama ja töötame trenni seal läbi ja enam nii eksi. Kuidas praegult võib-olla ise seda hooaja esimest poolt kokku võtad, et vaikselt hakkame lähenema siin hooaja keskpaigale, et kuidas tunned, et see Levadia esimene pool sellest hooajast läinud on? Ei ole väga hästi läinud, aga meil on noored poisid, uued poisid, et see võtabki aega, aga juba hakkame siin lõpu poole jõudma, et peame hakkama rohkem palli hoidma, rohkem mängima, et jah, natuke on käest ära läinud praegu. Kaitsmängina nüüd selliste meeste vastu nagu Viimsil on siin võõrleegionäre, mis kiired ja teravad, et kui palju sa ise tunned, et see kaitse, just noore kaitsemängijana sulle kasuks tuleb? Kindlasti väga palju kasuks, et siin on välismaa mängijad ja kiired poisid, et need on kindlasti raske võtta, aga saan hakkama ja see arendab kindlasti. Kaua enam aega ei ole nukrutseda, et juba varsti on uued mängud tulemas, et mis sa tunned, et Levadial enim nendes järgmistes mängudes vaja oleks parandada? Kindlasti tiimi energiat ja standardid, audid, kõik need on meil ikka katastroofilised praegu, et need peab ära parandama ja siis on võimalik võita. Olgu Hubert, aitäh sulle ja edu järgmistes mängudes. Ja kutsun siia ka Viimsi poolt Mattias Sappi. Tere Mattias, palju õnne võidu puhul, 3-0 võit, taga 0, ma arvan kindlasti väravahina eelkõige
teeb sul selle meele rõõmsaks. Mis sa arvad, mis teil täna võidupunktid tõi? No kuna meil on esimene nagu murumäng, me teadsime, et nagu võtsime pigem sellised turvalisema tee ja mängisime pigem pikemat palli, et taga nagu asjad kindlalt korras hoida ja meil on nagu üleval nagu jõudu küll, et võtsime nagu ja tegime nagu tugeva tööga ja võtsime ära selle, et ma arvan, et väga kiitus poistele, et nagu hästi tublilt nagu möllasid, et jah, ma arvan, et hea töö, tugeva tööga võtsime ära. Kas te saite või valmistate kuidagi teistmoodi ka just sellepärast, et täna teil esimene nii-öelda murumäng? Otseselt mitte, pigem lihtsalt oligi, et taktikaliselt muutsime natuke lihtsamaks mängu, et lihtsalt võttagi esimene murumäng lihtsamalt, et noh, nagu oli näha ka, et meestel oli nagu, muru oli alguses oli pehmem ja läksime lihtsamalt, muud midagi. See väravaine ka sind kuidagi mõjutas, et nüüd tavapärase kunstmuru asemel oli seekord muru väljakul vaja tegutseda? Eks ikka natukene, et muru on Viimsi kunstmuruga võrreldes selline pikem, et natuke oli vaja harjuda, et mõned esimesed pallid olid sellised võib-olla liiga kõrged, aga harjus ära, et pole hullu midagi. Kaitsemängust rääkides, teil on siin viimased mängud, võib öelda lausa isegi raudkindel kaitse olnud, et 7 mängust 6-0 mängu, et kuivõrd kindlalt sa ennast väravas tunned, et sul lisaks sellele, et sul kaitseliin hästi toimib, aga tänases mängus ka väga palju tööd ei olnud. Jaa, nõus, et me sellega oleme trennis nagu vaeva ka näinud, aga jah, et ma olen nõus, et kaitse on meil nagu selles mõttes hea, tugev ja mul ei ole midagi muud öelda, et nagu mehed on nagu tublit mängid, et mul ei olegi otseselt midagi väga palju teha olnud, aga et kui midagi tuleb, siis küll ma sekkun. Ja ründemäng samamoodi, kui kaitses hoiate kõva, siis ründes olete ka siin päris mitme kaupa mitmes mängus löönud, et tundub, et nagu justkui Viimsil praegu kõik toimib nii kaitse kui rünnakul õlitatult. No kas just õlitatult, aga nagu mehed on tublid, et töötame edasi ja nii ongi. Kuidas ise Viimsisse siin sisse elanud oled, et vaikselt hakkab esimene pool sellest hooajast läbi saama, et kuidas selle perioodiga rahul oled jäänud? Ei, me oleme väga positiivselt meelestatud, et Paidega võrreldes on see nagu natukene teise filosoofiaga klubi kindlasti, aga nagu keskkond just mängijate poolest on nagu väga super, et nad võtsid kohe ilusti vastu ja ma arvan, ma ise tunnen ka, et ma olen nagu selle kindluse jälle väikse pausi järel olen nagu tagasi saanud ja läheb paremaks, et ei, mul ei ole midagi halba Viimsi kohta öelda, väga tublid ja väga äge klubi. Olgu, Mattias, aitäh sul nende jutu eest ja